Tere jälle. Ei lähe mõnda päevagi mööda, kui ma lasen jälle välja uue video ja seekord on minu video klipp ajendatud sellest Adavere kooli juhtumist, mis hiljuti oli. Nimelt, kes veel ei tea, siis Adavere koolis tõukas üks õpilane õpetajat, nii et õpetaja kukkus ja sai raskelt viga, viidi haiglasse. Kuid kool ja siis veel üks vastav asutus otsustasid, et me ei rakenda karistust selle õpilase suhtes. Ja nüüd ma küsin teilt, haridusministeerium, haridusosakonnad ja kõik muud töötajad, kes te räägite, et meil on õpetajaid puudust. Ma küsin, kas teil on mõistust peas või ei ole? Veel kord. Kas teil on mõistust peas või ei ole? Te jätate karistamata õpilase, kes on 14-aastane ja kannab juba täielikku ka kriminaalvastutust. Ja võiks öelda, et see on kehaline väärkohtlemine ja ka kehavigastuse tekitamine. Minu nõue oleks eelkõige, et pöörduksite politseisse ja kohe ja kiiresti. Sest tegemist on isikuvastase kuriteoga, mitte enam süüteoga, vaid kuriteoga. Tekitatud on kehaline vigastus ja see on otsene rünnak. Haridusamet ja kõik teisedki ja haridusministeerium, kes ma ütlen teile, kes te räägite siin õpetajate kutse-eetikast ja kõigest muust, et ei tohi seda, teist ja kolmandat. Aga vaadake, see, mis nüüd Adavere koolis juhtus, on teie otsese tegevuse või tegevusetuse otsene tulemus. Ja just nimelt teie tegevuse tulemus. Nii et ausalt öelda, kui ma ka eelmises videos ütlesin, et mõelge hästi järele, nüüd ma ütlen seda teile. Ja te tahate veel kogu selle korratuse ja selle sigadusega, mis õpilased teevad, te tahate, et inimesed tuleks õpetajateks kooli. Terve mõistusega inimene ei tule sinna töökohta, kus tal ainult kohustused, õigusi ei ole, isegi mitte kehtestada ennast kaitsta. Kordan veel kord, terve mõistusega inimene ei tule sinna sellise ameti peale. Ja te jäätegi õpetajate puudusesse. Seni, kuni ei anta koolidele tagasi otsustusõigust, võib-olla isegi karistusõigust, nende taoliste tegelastega tegelemiseks. Tagasi tuleks tegelikult tuua avalikud süüasjade arutamised koolis, nagu nõukogude ajal kool rivistati üles, süüdlane kutsuti ette ja kogu kooli ees. Kogu kooli ees võeti see asi läbi. Ei, see ei ole mingisugune õiguste rikkumine, vaid see on korra tagamine. Sest muud moodi enam lihtsalt ei saa. Selle õpetaja kutse-eetika ja kõige selle õpilaste õiguste taustal on praeguses hetkeks hoopis teised, on hoopis see, et kannatavad õpetajad. Kannatab õpetaja amet, kannatab selle all ka haridus. Nii et selline sõnum täna siis minu poolt. Ja kuna minu eelmine video, mis levis ka sotsmeedias Facebooki kaudu, sai üle 6000 vaataja, siis ma loodan, ka see video saab sama palju ja veel rohkem. Ja ma soovitan kõigile nendele, kes te nüüd tegelete õpilastele hariduse andmisega ja selle planeerimise tegemisega, tulge palun välja oma kabinettides, töötage palun õpetajana ja siis te näete, et seda olukorda ei ole võimalik muud moodi enam kontrolli alla võtta. Sest see on teie otsene blokkimise tegevusetuse tulemus. Otseselt teie. Aga selline sai siis tänane video. Nagu te näete, teen seda jälle ühelt kooli staadionilt, eelmine tuli minu raadioshäkist. Aga soovin siis kõigile õpetajatele vastupidamist.
uue kooliaasta küll praegu lõpeb, aga uuel kooliaastal on ka vaja vastupidamist. Ja õpetajad, seiske oma õiguste eest, teil on põhiseaduslik õigus vastu hakata. Mitte keegi teil seda õigust ära võtta ei saa, isegi mitte kohus. Aga aitäh siis praegu vaatamast ja kohtumiseni!